Härrasmeeste arv on Eestis kukkunud ohtlikult madalale tasemele. Aidata saab ainult üks mees, kes teab etiketist kõike. 25-aastane etiketiekspert Markus Meier kutsus mind ülikooli linna Tartusse, et muuta matsist ajakirjanik tõeliseks härrasmeheks. Vaatame, milliseid näpunäiteid Markus mulle jagab. Tervist, Markus. Nii palju, kui ma su videoid olen jälginud, siis on aru, et sa oled ühe asja pärast väga mures. Tere kõigepealt. Ma arvan, et see teema tuleneb sellest, et me oleme kuidagi ära unustanud need põhilised asjad, just sellised viisakused, kombed, etikett. Need on lihtsad, aga olulised asjad. Ma arvan, et võib-olla siin on teema ka selles, et meil on erinevaid kriise olnud viimasel ajal. Alustame koroonast, sõda, majanduslik toimetulek ja see tegelikult võtab inimestel sellist tuju alla. Aga ma arvan, et kui me iga päev suudame näiteks kellelegi naeratada näiteks, siis juba siis läheb. Aga kuidas selle lipsusõlme tegemine ikkagi käib? Nii, ühesõnaga pean nüüd lipsusõlme tegema. Millest ma alustan? Kõigepealt on vaja siis panna eesmärk paika ja eesmärk on meil teha Prince Alberti lipsusõlm, mis on väikene edasiarendus siis 4 in hand või nagu mina eesti keeles ütlen 4 peos. Ja selleks kõigepealt tuleb siis lips saada enda krae alla. Vaata, ilma peeglit on tegelikult päris raske, sest ma ei näe, mis ma teen. Vaata, ta veits valet pidi sul. Pane sul. Nii, nüüd on esimene etapp on ületatud edukalt. Ja meie eesmärk on see, et see lips, selle lipsu ots, laiem siis ots, oleks kuni vöökohani. Kõigepealt võtta siis oma paremasse kätte kitsas ots ja vasakusse siis laiem ots. No, ta näeb juba veits küsitav välja, aga... Ja. Teeme otsast peale. Võta laiem ots ja vii üle kitsana. Pealt, ehk siis sõlme pealt. Sõlme pealt, siit. Sa ei tundu rahul? Ei tundu, jah. Teeme veel kord. Katse number 1. Kas ma keeran, see, et ma keeran seda, see on nagu vale või nii on okei või? Keerab mida täpsemalt? Ma tegelikult ei tea. Need elab ikka. Teeme veel. Kas sul on kunagi kannatus katkenud ka mõne inimese pea või? Kui seda lipsusõlme õpetad tegema? Ei ole. Nüüd võtame laiema veel korra ja viime ta kitsamalt läbi. Nii. Väga hea. Nii. Kinnitan, et ma sisestasin seda siia alla nüüd. Ja nüüd, kas nüüd ongi valmis? Nüüd sul on lips sees väga viisakalt. Aitäh. Ma arvan, et riietus on selline visiitkaart, aga mitte kindlasti kõige olulisem näitaja inimese puhul. Sest et kui inimene näeb välja hoolitsetud, puhas, siis ta ka kommunikeerib nii-öelda edasi ka seda, et ta ise peab endast lugu. Ja seda saab ka teistele siis edasi jagada. Kas ilmtingimata peaks ülikonnas ringi käima? Ma arvan, et ei pea. Igaüks võiks nagu leida omale sellise stiili. Nagu mina praegu. Näiteks sina praegu, aga ma arvan, me teeme ka sinuga veidike töötada. Saint Laurent on öelnud, et mood on ajutine, aga stiil on igavene. Ja mina enda pead ei ole kunagi vaevanud sellega, et mis on parasjagu moes ja mis mitte. Seega mina püüan nagu stiili peale keskenduda, sest et ülikond on aastasadu tegelikult meeste garderoobis olnud. Nii, Markus, mis siin meie ees on? Ma näen ühte kingapaari, mis mul on mulje, et on paar korda kantud. Ja sul on täiesti õigus. Me hakkame nüüd kingi viksima, sest et kui sul ülikond on, ütleme, võib-olla ei ole täiesti nagu sinu kehasse või taljasse või on natukene mõni tolmukübe peal, siis psühholoogid ja erinevad uuringud on näidanud, et kingad on esimene asi, mida inimese puhul märgatakse. Seega see on väga oluline asi, mida me nüüd hakkame tegema. Kõigepealt me võtame harjase ja võtame siit siis sellise suurema pori niimoodi maha tolmu. Võib julgelt? Julgelt. Mina arvan, et tegelikult kui võimalus on, siis võiks iga päev vähemalt nagu korra lapiga või siis viksiga üle käia, et siis nad püsivad ka kauem. Järgmiseks me kanname peale õrna sellise musta viksi. Ja siin on meil olemas selline... Kas see on söödav? Kreem.
Reeglina seda ei süüa, jah. Hakkame siis selliste ringikujuliste liigutustega siis seda siia peale kandma. Ja eriline suur tähelepanu on siis selle kinga ninal. Hakkab looma. Härrasmehelikkuse juurde raha sinu arvates ei kuulugi? Ma arvan, et raha ees kombeid ei osta. Meil on väga erinevaid näiteid sellest, kuidas inimene on väga rikas, jõukas, aga võib-olla käitub nagu mölakas. Ja see tegelikult on väga kahetsusväärne minu arust. Okei. Mitmes etapp see juba on? Kõik on juba peole ära läinud selleks ajaks. Ja mis me nüüd teeme, on siis viimane selline õlisfamm. Ma isegi ei tea, mis ta täpselt on, aga annab maru hea läike veel täiendavalt juurde, et kui siit. Ja kui ma selle nüüd valmis saan, kas siis panen kohe jalgakingad või veel mitte? Põhimõtteliselt võib panna küll, jah. Minu hüpotees on see, et see ei ole primaarne. Ehk siis ikkagi loevad eelkõige sinu isikuomadused, see, kuidas sa neiuga käitud. Mis on pahasti. Aga ma arvan, et kui sul juba on ülikond seljas, siis see näitab mingit teatud respekti, lugupidamist enda kui ka siis selle neiu suhtes, sest et sa oled näinud endaga vaeva ja see tegelikult võib muljet avaldada. Peaaegu olen juba saanud sobivasse rüüsse ennast. Nüüd on viimane etapp. Pintsak selga panna. See ei ole mul veel seljas, aga kuidas see tundub sulle vaatluse põhjal? Tundub väga hea, sest et tooni poolest on tumesinine ja tumesinine on selline väga universaalne värv. Sest et kui meil on väga erinevad üritused, näiteks meil kutsutakse pulma, matustele, siis ei ole mõtet igaks... Mind on rohkem matustele kutsutud. Küll jõuab pulma ka. Me ei hakka igaks erinevaks juhtumiks ostma omale uut ülikonda. Seega tumesinine on selline universaalne värv, millega siis saab vastavalt siis olukorrale lipsuga näiteks siis sellist ürituse tonaalsust siis rõhutada. A must? Musta mina pigem ei soovita. Must on leinavärv eelkõige. Ma nüüd panen selle selga, kui tohib. Jaa. Kuidas see mul istuma peaks, kuidas ma saan, see on mulle juba soetatud, ma olen raha ära maksnud, minu jaoks on hilja, aga kui ma olen poes ja ostan endale uut ülikonda, siis kuidas ma aru saan, et see on mulle paras, et see on see õige? Paneme selle ülemise nööbi kinni. Pintsaku kandmisel on selline reegel, et alumine nööp peab olema alt lahti. See komme tuleb ühe Briti kuninga ajast, kes oli ennast väga priskeks söönud ja siis tal ei läinud enam alumine nööp kinni. Ja nüüd tänapäeval on ka see mood nagu üle kandunud, et me ei pane seda alumist nööpi kinni. Kui minna pintsakut või ülikonda ostma kuskile kaubanduskeskusesse teise ringi poodi, siis esimene asi, mida mina teeksin, on see, et ma püüaks ennast emmata. Sest et, nii? No ja näiteks. Väga ei saa. Et kui on selline kitsas tunne, siis ta võiks olla number suurem. Sest et ülikond võiks ikkagi õrnalt emmata. Kui ta siit pitsitab, siis on juba nagu pahasti. Jah, siis on juba halvasti, kui ta sealt selja pealt kisub. Räägime rahast ka. Kui palju peaks hea ülikond maksma? See, kui tahta rätsep ülikonda osta, eks, siis see maksab 1000 eurosid. Kui selline väga-väga kõrge kvaliteediga osta. Mina olen eelkõige ostnud kas siis teise ringi poodidest ja samamoodi proovin erinevad läbi. Kui on natukene, ütleme, käised on liiga pikad, siis ma viin ta õmbleja juurde, ta teeb selle päris soodsa hinnaga korda. Ma ei tea, ma võtsin enne Tartu Marsi lahti siit, aga ma ei tea, mis eesmärgiga seda laulda. Oled sa laulumees või? Tuleb olla, siis paistab. Kaunem linn on Eestis Tartu, Emajõe kaldab